Agni, kui tõenäoline on või kui sagedasti võib juhtuda, mõeldes sellele, kui tihe liiklus tegelikult naftatankerite poolt on Läänemerel naftareostus, mis ohustab meie rannikut? No, mina arvan, et see on suhteliselt tõenäoline ja ka meil ei liigu ainult naftatankerid, vaid ka reisilaevad, kaubalaevad ja igasugused teised meresõidukid, et selline kokkupõrke oht on ju täiesti reaalne. Ohu vastu justkui mitte midagi teha ei saagi või? Noh, saab ikka teha, et seda meresõidu ohutust saab ju tõsta ja kas või laevade ohutust tõsta, kas või nende ühepõhjaliste tankerite lõpliku keelustamise abil, kas või seirevõimet suurendades, et tegelikult ennetamisvõimalusi ikkagi on ja seda ka tehakse loomulikult. Ka see raha, mis praegu selle projekti raames, millest meil juttu Euroopa Liidust tuleb, see raha on nüüd mõeldud mitte selleks ennetustööks, vaid pigem selleks, et hakkama saada olukorraga, kui reostus juba toimunud on või? Jah, selle projekti puhul on küll niiviisi, et see on mõeldud reostusstõrje võimekuse suurendamiseks. Kui suur see raha on, mis Euroopa Liidust tuleb? Selle projekti kogu eelarve on 22 miljonit krooni umbes ja Eesti partnerite osalus sellest on siis natuke alla 5,5 miljoni. Milline on meie võimekus, kui suurem naftaõnnetus juhtub ja nafta siia meie rannikule tuleb, siis mis me saame teha? Selle naftaga ikka tegelikult teha saab, et saabki teda ainult kokku korjata, eks ole, et seda peabki tegema. Et muud temaga teha pole. Ja selle jaoks on tõesti kõige tähtsam see, et on inimesed, sest et see on pikaajaline töö ja nõuab palju inimressurssi. Seda saab loomulikult ka teha nii kaua, kui ta on vees, saab, eks ole, seda teha ka mingi mehaanilise vahendiga. Aga rannikult ikkagi enamasti on see käsitöö ja see nõuab inimesi. Aga me muidugi pürime ikkagi sinnapoole, et meile tulevad sinna inimesed, kes on läbinud eelnevalt mingisuguse koolituse ja teavad, kuhu nad tulevad ja teavad, mida nad tegema tulevad. Kui me võtame nüüd 2006. aasta lood Eesti reostuse näitel, siis seal käis vabatahtlikke umbes 400 ringis abis kokku. Me oleme nüüd alates 2006. aastast neid vabatahtlikke koolitusi korraldanud ja tänaseks hetkeks meil on üle 500 inimese, kes on sellise esmakoolituse läbinud. Ja lisaks siis veel on 50 ringis neid, kes on saanud süvakoolitust ja oskavad ka teisi natukene juhendada. Tahame luua esiteks siis Eesti, Soome ja Rootsi ülikoolidele ühtse õppeprogrammi, mille alusel siis õpetatakse vastavaid reostustõrjeametkondi, kes hakkavad tulevikus naftareostusi likvideerima, et neid õpetatakse siis ühtsetel alustel siin Kesk-Läänemere piirkonnas. Et selline õppeprogramm ülikoolidele on üks selle projekti väljund. Teine on siis ametkondade vaheliste ühisõppuste selline skeem või ütleme selline manuaal, et ametkonnad peavad üheskoos töötama naftareostuste puhul ja kindlasti peavad nad ka üheskoos töötama piiriüleselt ehk siis naaberriigid koos, kui on suurem õnnetus. Ja seda ainult paberi peal harjutades seda koostööd nagu on väga raske selliselt läbi viia, et ta toimiks, et sellepärast on vaja ka treeninguid. Ja sellise ühtse treeningplaani väljatöötamine ametkondadele on ka üks selle projekti eesmärk. Samuti käib sinna alla ka seesama naftaste lindude rehabilitatsioon, mille kohta siis peaks ka valmima manuaal samadele Kesk-Läänemere riikidele ja ühtlasi üritatakse siis seda naftase eluslooduse päästet ja seda rehabilitatsiooni siis üldisesse reostustõrjesse niiviisi integreerida, et ta oleks ikkagi üks selle loomulik osa ja ametkonnad siis oskavad ühtselt tegeleda nende asjadega.